Täna me oleme siin ilusas Oleviste kirikus ja räägime sellisel teemal nagu mõistus ja süda. Kui me vaatame mäejutlust, siis mäejutluses on juttu sellest, et õndsad on need, kellel on puhas süda, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Ja õndsad on need, kellel on nälge jänu õigsuse järgi, sest nemad rahuldatakse. Mis lugu sellega on? Mida Jeesus räägib seal? Mõistus ja süda on mõlemad Jumala loodud. Ja me ei saa öelda, et südamega asjade mõistmine on ainuõige, et mõistust pole meil üldse vaja. Ja me ei saa ka öelda, et ainult mõistusega saaks asju ajada ilma südameta, sest siis läheb maailm täiesti kalgiks ja mõttetuks ja kurjaks. Et nad peaksid üsna ilmselt töötama koos. Ja kui sa tsiteerisid siin neid mäejutluse lauseid, mida Jeesus ütles, et õndsad on need, kellel on nälge jänu õigsuse järgi, sest nemad rahuldatakse. See on üks väga sügav ütlemine just sellepärast, et me näeme, et õiglus ja õigsus, õige olemine on tänapäeval mitte eriti hinnas olevad asjad. Võib-olla ainult sõnades, aga ütleme, tegelikkuses ikkagi kipub olema võidumees see, kes on kavalam ja kiirem ja alatum ja ütleme ka reeglite poolest, et kes vahele ei jää, see on nagu võitja. Ja see, kes ausalt oma asju ajab, see on lihtsalt tobukene. See ei ole ära õppinud, kuidas elu töötab ja maailm käib. Aga see on meie igapäeva elu praktika lihtsalt. Ma mõtlen, et seda me näeme nii riigis, seda me näeme firmades, seda me näeme isikute omavahelises eraelus. Aga inimene selle keskel tunneb ennast hüljatuna, inimene selle keskel tunneb ennast nagu mahajäetuna, üksikuna. Sellepärast, et kõik tema õigused ja seaduslikkus ise moondub millekski tarbetuks või iseenda vastandiks. Mis kasu on reeglitest, mida keegi ei täida? Ja mis kasu on seadusest, mis justku peaks olemas olema ja justku on ka isegi kehtiv ametlikult, aga millest lihtsalt kõik vaatavad üle või mida lihtsalt ei järgita. Tehakse lihtsalt vastupidi ja kõigile nagu sobib see. Ja see tekitab niisuguse ruumi, et justku on mingid reeglid, aga tegelikult on mingid teised reeglid. Ja see on, tavaliselt on diktatuurides on üsna sageli niimoodi, aga me näeme ka demokraatlikes süsteemides võib sama lugu olla. Ja see tekitab sellise väljapääsutuse tunde, et millelgi ei ole mõtet. Mis mõte üldse on mingitel reeglitel või keda üldse huvitab ja see inimene, kes tahab õiglaselt ja hästi oma asju ajada, ta on alla surutud, ta on nurka aetud ja tal ei olegi nagu võimalus üldse lootagi, et asjad muutuvad, sellepärast, et kui ta läheb neid asju muutma ausalt ja sirgelt, nii nagu reeglid ette näevad, siis asi on nii korraldatud, et see muutumise katse jookseb liiva. Ta ei saa niimoodi mitte midagi muudetud, et üksikisik on siin üsna niisuguses kehvas olukorras. Ja see ei ole mitte ainult, ütleme, võib-olla sotsiaalpoliitiline küsimus. Ehkki täna on need asjad ka üleval, aga see on vaimne küsimus. See on eelkõige just vaimne küsimus ja kui õiglused muutuvad deklaratiivseks ja praktika eirab neid tegelikult igal tasandil, siis on tegelikult valitseb kurjus, valitseb pimedus. Ja nüüd kiri ütleb, et õndsad on need või õnnistatud on need, siis Jeesuse suu läbi. Õnnistatud on need, kellel on nälge jänu õigsuse järgi. Siis siin mõeldakse kahte asja. Eesti keelde on tõlgitud see sõna õigus. Õndsad on need, kellel on nälge jänu õiguse järele. Ja see tähendab ühtlasi seaduslikkust, see tähendab ühtlasi asjade normaalset nagu kulgemist või normaalset rada. Ja ühtlasi tähendab see ka sisemist hoiakut või sisemist suhet Jumalaga. Mis tähendab, et inimese ja Jumala vahekord on selge, see on korraldatud. See ei ole ähmane, korraldamatu või ebamäärane või niisugune tume või midagi niisugust, vaid see on selge ja korraldatud ja see tähendab, et Jumal ei ole inimesele mitte kohtumõista, vaid Jumal on inimesele liitlane. Ja inimene võib vaadata Jumalale näkku ja öelda, issikene, minu isa, kes sa oled taevas. Et see on täiesti nagu teine suhe võrreldes näiteks Jumalaga, keda me näeme tulemas Siinai mäele Vanas Testamendis Moosese ajal.
et see oli Jumal, kes ajas kõigil hirmu pärast karvad püsti. Ja isegi Mooses ütles, et ma olen ekstreemselt hirmul ja vabisen üle kere. Ja sealt anti nagu korraldused ja reeglid. Aga nendes reeglites ei olnud nii-öelda niisugust armumomenti. Aga selles, mida räägib Jeesus, see on kummaline, et ta on ka mäe otsas. Mõlemad on nagu mäe peal. Nii käsulauad anti mäe pealt kui ka nüüd Jeesuse mäejutlus. Ta ütleb selles samas mäejutluses, et ma ei ole eelnevat tühistama tulnud, et ärge arvake, et ma olen tulnud hävitama seadust või prohveteid. Ei mitte, et ma olen tulnud neid täitma. Aga ta annab laienduse, ta annab sügavuse nendele asjadele. Ja ütleb, et õnnistatud on siis need, kes on näiteks vaimust vaesed, ta ütleb seal. Et mõned inimesed on tõlgendanud seda niimoodi, et ju ta vist räägib nendest, kellel on kruvid lahti või kes on totukased või nõrgamõistused. Ma usun kindlasti, et ta ei mõtle neid inimesi, sest need on lihtsalt vigastatud inimesed või vigased inimesed, puudega inimesed. Kaheldamatult nendele on teistsugused normid, et mida nemad tajuvad ja suudavad ja mõistavad, see on hoopis teine. Aga ta räägib, et need, kellel on, ma usun, et see mõte selle asja juures on see, et mõte on selles, et õnnistatud on need isikud, kellel on nälg vaimu järele, kes tahavad rohkem Jumala ligiolu, kes igatsevad lähemale Jumalale, et nemad saavad rahuldatud, nendele kuulub taevariik. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et õnnistatud on need isikud, kellel on nälg ja janu õigsuse järgi, selle korraldatud vahekorra järgi, et mul on Jumalaga rahu ja rahu Jumalaga on üks tohutult suur ja sügav asi. Või siis nagu seal edasi sa tsiteerisid neid kohti, mis ütlevad, et õndsad on need, kes on armulised, eks ole, et nemad saavad armu. Moosese seadus sellisest asja väga palju ei tsiteeri. Arm ei ole seal kuigi suur mõiste. Seal on käsk ja reegel, silm sima alma samba vastu. Aga Jeesus ütleb, et õnnistatud on need, kes saavad armu, annavad ise armu, sest nemad ka saavad armu. Ja Uus Testament laiendab seda mõtet, ütleb, et selle kohtuga, millega sa ise mõistad, sellega samasuguse kohtuga mõistetakse sulle ka. Et see suhtumine kopeeritakse üks ühele. Et mida külvad, seda lõikad. Ja see on nii ilmselge, kui sa natukene järele mõtled, aga ometigi me nagu ei teadvusta seda. Ja meie religioon kipub olema väga tihti nagu peatasandil. Me võtame omaks mingisugused väärtushinnangud, me võtame omaks ideoloogia, me läbime kursused, ütleme õige koha peal bla, kui meilt küsitakse, ma ei kuidagi ei alaväärista seda, aga ütleme nii, et anname õigete kohtade peale õige vastuse, eks ole. Ja sest meil on õpetatud, milline vastus seal käib. Aga väga tihti meie süda ei tule üldse sellega kaasa. Ja Jeesus tuli nüüd selle probleemiga otse nagu lagedale ja ütles, et kui teie õigus ei ole väga palju parem kui variserid ja kirjatundjate oma, siis te ei pääse taeva kuningriiki sisse. Ja ühele suurkohtu liikmele ta ütles lausa nii, et te peate uuesti sündima. Kui keegi ei sünni ülalt, ta ei või pääseda Jumala kuningriiki. Et küsimus ei ole siis organisatsioonilises kuuluvuses, küsimus ei ole selles, et sa oled omandanud mingi ideoloogia, küsimus ei ole selles, et sa usud, et Jumal on olemas, sellest kõigest ei piisa. Kirjatundjad ja variserid uskusid, et Jumal on olemas. Nad pidasid ennast veel oluliselt edumeelsemateks kui tolle aja näiteks saduserid, kelle käes oli templiteenistus ja ohverdamine ja kõik muu. Nemad uskusid surnute üles tõusmist ja uskusid messia tulekut ja palju selliseid asju. Ja nad pidasid üsna rangelt teatud ettekirjutusi ja kõik nii edasi. Ja Jeesus tuleb ja tõmbab sellele lihtsalt vee peale ja ütleb, et sellest ei piisa. Ja ütleb, et õnnistatud on hoopis need, kellel on nälge ja õigsuse järele. See on sisemine kvaliteet. See ei ole väline, see on sisemine. Ja nii me võime tänagi näha, et Jumal võtab vastu inimesi, kes väga tihti ei tea mingitest normidest palju suurt mitte midagi. Aga nad teavad oma südames väga selgesti ühte. Nad tahavad tulla välja pimedusest valguse kätte. Nad tahavad needuse alt tulla hingamisse, nad tahavad nagu rusumisest või rõhumise alt pääseda vabadusse. Et nad on nõus viskama maha kõik, et aga saaks vabadusse. Ja siin nüüd on see, et me teised jälle samal ajal me näeme, kuidas teised inimesed, kes teavad asju, on jäänud asjade detailidesse kinni. Ja Jeesus ütles ühe etteheite oma ajaga, vaadates oma aega ja vaadates inimesi, kes selles ajas on, variserid ja kirjatundjad just. Ja ta ütles niimoodi, et te uurite pühikirju
ja arvate, et nendes on teil elu. Aga te ei taha tulla minu juurde, et te saaksite elu. Ja see on huvitav, et ta viitab inimestele praktikale ja see praktika on tänastes kogudustes täpselt samuti levinud. Iga kogudus on ohus sellesse auku kukkuma tegelikult. Meie ka sinuga täpselt samamoodi. Et me arvame, et kui me õpime kõik õpetuse väga hästi ära, kogu teoloogia, kogu selle teksti ja kõik normistiku ja kõik värgi, ja siis hakkame seda usinalt õigesti tegema, vot siis on meil see asi käes ja selgub, et ei ole. Ja Jeesus ütleb, et see on küll, seda on vaja teada, aga see on ainult välise lõpptulemuse kirjeldus. Et see on nagu kaart, mis ütleb sulle, et sa oled selle koha peal ja selleni see õige koht, kus on minna soovid, on selles suunas näiteks. Aga ta ei ole see koht ise. Ja ta ütlebki, et ei taha tulla minu juurde, et te saaksite elu. Ja selle asja mõte on nagu huvitaval kombel selles, et see lahendus või vastus peitub isiklikus kontaktis Jumalaga. Et ta ei ole õpetuse omandamises, ta ei ole organisatsiooni liikmelisuses, ta ei ole maailmavaates, ta ei ole kommete täitmises, ta ei ole isegi talitustel osanemises, ta ei ole sakramentidest osa saamises isegi. Ehkki nendes ja nende kaudu töötab Jumala vägi. Isegi need ei ole lõpliku vastuse allikad. Lõpliku vastuse allikad on vahetu suhe Jumalaga. Neil tuleb tulla vahetult Jumala juurde. Aga kui me nüüd vahetult Jumala juurde tuleme, siis meil on vältimatult vaja avada oma süda. Et ilma südame avandamiseta, ilma selleta, et me julgeme maha panna kõik kaitsed, kõik kaitsesüsteemid, teha lahti kõik väravad, me ei hoia midagi tagasi ja me kutsume Jumala siia sisse. Ja see on see, mida Jeesus ütles väga ilusasti, et ma seisan ukse taga ja koputan. Ja huvitav, ta ei kirjutanud seda paganatele, ta kirjutas seda juhtidele ja kristlastele, eks ole. Ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi avab mulle, siis ma lähen sisse. Ja söön õhtust selle isikuga. Tähendab, olen osaduses. Ja ilma selleta, nagu me ütlesime, ei saa kristlusest rääkida. Sest ilma selleta osutub meil olevat jälle üks religioon, millel on veel kõrgemad nõudmised kui Vanal Testamendil, aga mis ei vii sisuliselt mitte kuskile. Et ütleme niimoodi, et Vana Testament ütles, et tuleb ronida nii kõrgele, eks ole. Uus Testament ütles, et tuleb ronida veel kõrgemale. Ja ütleme, et ta ei teinud asja paremaks, kui sellest küljest vaadata, ta tegi asja palju halvemaks, veelgi keerulisemaks, inimesele veelgi kättesaamatumaks. Aga mida me peame mõistma on see, et Jumal on Kristuses meile kinkinud selle, mida Vana Testament ei suutnud saavutada. Ta ütles, et me peame olema võt sellel tasemel, aga me ei jõua keegi sinna ise ronida. Nüüd tuleb Jumal läbi Kristuse ja ütleb, et kallikas, et ma kingin teile selle taseme. Kui te julgete selle vastu võtta, lasete mind sisse, alistute mulle, päriselt usaldades mind, siis te osutute olevat siin. Siis ma arvestan teile selle oma poja õigsuse teie konto peale. Ja teil ei ole vaja ronida enam. Nüüd see on see nulltase, kus te nüüd alustate. Ronimine on kõrvaldatud. Aga ma usun, et sa tead, kui palju on täna kirikutes inimesi, kes ronivad. Sageli inimesed käivad läbi erinevad kursused ja olgu siis kateheesid või piiblikoolid või leerid või mingisugused muud ja nad on hästi aktiivsed, tegutsevad kirikus, saavad ristitud ja püüavad nii-öelda seda redelit mööda kuidagi jõuda oma heade tegudega Jumalani. Kirikutes räägitakse 10 käsust üsna sageli ja see on ju õige ja hea asi, aga jäetakse lisamata see, et 10 käsu pidamise tulemusena ei saada õndsaks. Jeesus ei ole ju seda niimoodi mõelnud üldse. Ta on mõelnud seda asja niimoodi, et see lõpptulemus ei tule mitte väljast sisse, et ma käskude täitmise tulemusena teenin ära Jumala lähedalolu. Vaid vastupidi, see on mõeldud nii, et ta tuleb seest välja. Et kuna Jumal on sees, siin samas südames ja minu keha on muutunud templiks ja minu vaim on ühendatud Jumalaga, ma olen temaga üks, me oleme sõbrad, kaaslased, ta on mu isa, ma olen temaga ühte verd, nagu Maugli raamatus, eks ole, me oleme ühte verd, sina ja mina, siis see, mis Jumal on ja mida ta eeldab ja mida ta nõuab ja mida käsk kirjeldab, see loomulikuna tuleb meist välja. Me tunneme ennast halvasti, kui me ei tee niimoodi. Tähendab, et me ei pea enam ronima, vaid see tulebki meie sisse. See on see, mida Vana Testament ütleb, et ma annan neile kivise südame asemele lihase südame.
ja ma teen niimoodi, et nad peavad minu käske ja nii edasi. Jeesus ütleb ka, et kes mind armastab, ja kellel on selle tunneb ära sellest, et tal on minu käsusõnad ja ta peab neid ja need ei ole talle vaevalised. Et sellest tunnebki ära. Aga ta ütleb, et kellel ei ole neid või kes seda niimoodi ei võta, need ei ole asjale pihta saanud. Ja minu meelest on üks suur oluline tänane probleem ongi selles, et nii kirikutes kui ka väljapool kirikuid inimestel on kisendavalt vaja seda, et nad võiksid taibata, et Jumal on neile kinkinud selle, mida nad üritavad saavutada. Et see ei ole see, et me peame välja teenima selle, vaid see on meile kingitusena antud. Ja meil tuleb avada oma süda, lasta Jumal sisse, et kiri ainult tunnistab Jumalast ja viitab talle, et ta on selles suunas. Aga see asi laheneb ja toimub ainult vahetus isiklikus kontaktis Jumalaga. Jeesus ütleb ju lisaks veel, et kui te tulete minu ligi, siis ma annan teile elu. Kui tihti on see, et inimesed mõistavad elu, selle sõna elu all seal igavest elu. Just. Aga küsimus ei ole mitte ainult igaveses elus, kuigi jah, sealt hakkabki igavene elu pihta ja siin, kui me täna elame, siis hakkabki igavene elu pihta. Aga elu kõige suuremas mõistes, kõigi nende andide, kõige Jumala selle elu. Jumala elu. Jumala elu meie südames. Just.